Tere! Mina olen Juhan Koppel, Rakett 69 teadustoimetaja ja näitan teile, kuidas määrata selle välimise ringi keskpunkti. See ketas on konstrueeritud selliselt, et lihtsalt peale vaadates on visuaalselt keeruline määrata selle keskpunkti. Selleks ei ole need rõngad siin kontsentrilised, ehk siis nende tsentrid ei ole samas kohas. Ja selleks, et määrata selle kõige välimise ringjoone keskkoht, tuleb natukene mõõta. Selleks, et leida tsentripunkti, on väga kasulik leida kõigepealt üles diagonaalid. Diagonaal on ju selline joon, mis läbib ringi keskpunkti. Ja kui meil on diagonaal käes, siis on meil ka järelikult olemas joon, mille peal see keskpunkt asub ning sealt edasi on juba lahendus palju lihtsam. Ringjoone diagonaali määramiseks on palju erinevaid võimalusi. Näitan neist mõnda. Siin laua peal on meetrine joonlaud. Muidu oleks küllaltki lihtne mõõta ära lihtsalt ringi läbimõõt ning teha keskkohale siis kriips. Kuid mure on selles, et see joonlaud ei ulatu üle ringi. Nimelt selle ringi diameeter on kokku umbes 1,25 meetrit. Seega tuleb kasutada natuke kavalusi. Esimese asjana võin näiteks asetada selle joonlaua siia ringi külge kinni ja kasutan selleks selliseid abikäppasid, siis on endal elu lihtsam. Asetasin selle joonlaua siia niimoodi, et selle nullpunkt on ringjoone peal ning siit on mulle teadaolev suurus näiteks 900 mm selle ringjoone teise ääre peal. Ehk siis 0 ja 900 mm juures lõikub see joon ringjoonega. Seda nimetatakse kõõluks ja diagonaal on kõõlu erijuht ehk siis selline kõõl, mis läbib seda ringi keset. Nüüd tuleb mul määrata selle ringi keskristsirge ehk siis selline koht, mis läheb siit keskelt ja selle kõõluga risti. Selleks on laual kasutada nurgik. 900 mm on kõõlu kogupikkus, selle keskpunkt asub 450 mm juures. Märgin selle siia ära ning asetan siia peale nurgiku. Nurgik peab olema täpselt tasa joonlauaga, ehk siis toetan seda vastu joonlauda ning selle nullpunkt peab asetsema 450 mm joone juures. Nüüd võin nurgiku abil siia tõmmata joone. Ning see joon kattub diagonaaliga, ehk siis kui me nüüd suure joonlaua abil seda joont pikendame, ongi esimene diagonaal käes. Asetan selle joonlaua kohakuti varem märgitud joonega ning tõmban siia joone juurde. Ehk siis tsenter asub selle diagonaali peal ning eeldatavasti selle sama ketta piires. Nüüd võiksime leida näiteks selle saadud diagonaali keskkoha, mõõtes selle kauguseid ringi äärtest, kuid on ka paremaid võimalusi. Näiteks leida teisi diagonaale, mis selle diagonaaliga lõikuvad, sest kõik diagonaalid läbivad ringi keskpunkti. Proovime samasugust meetodit natuke teistmoodi. Kinnitan joonlaua uuesti siia külge. Paneme ta seekord näiteks 1000 mm joone juurde, kuid seekord märgin ära ka need kohad, kus joonlaud lõikub ringjoonega. Ning taaskord teen märke ka keskkohale. Seekord on 1000 mm pikkuse peale keskkoht siis 500 mm juures. Nüüd oleks vaja keskristsirge leidmiseks suurt sirklit, kuid sirkliks võib kasutada ka joonlauda. Võtan uuesti markeri ning paneme selle joonlaua mingisuguse kindla koha peale. Näiteks nii, et siit joonlaualt võtame 200 mm joone ning paneme selle kohakuti varem leitud kriipsu kohaga. Hoian seda siin paigal ning panen markeri läbi joonlauas oleva augu. Nüüd, kui olen veendunud, et all on 200 mm joone peal see kriips, tõmban siia sellise kaarelõigu. Sisuliselt tegime me selle lõigu nüüd väga pika sirkliga. Teine samasugune lõik tuleb veel teha. Paneme ka siia joonlaua 200 mm joone juurde ning teeme siia samasuguse kurvi. Nüüd saime siia sellise risti. Selle varem leitud kõõlu keskristsirge läbib seda risti ning selle kõõlu keskkohta. Ehk siis kui paneme joonlaua siia peale niimoodi, et selle üks ots on siin ristis ning teine ots varem all tehtud märgis, saamegi kätte teise diagonaali. Ja kui joonlaud on paigas, tõmbame selle joone ära. Ning nagu varem märkisin, siis kahe diagonaali lõikumiskoht peaks olema tsenter. Kuid tulemuse täpsuse tõstmiseks leiame ühe diagonaali veel. Selleks kasutan ära teadmist, et kui diagonaalist tõmmata kaks joont samasse punkti ringjoonel, on tekkiv nurk täisnurk. Kui seda tagurpidi kasutada, siis võime öelda,
et kui me paneme selle nurgiku siia ringjoonele niimoodi, et selle nurk on täpselt ringjoone peal, siis tõmmates siit jooned ja need jooned on omavahel 90-kraadise nurga all, saame siia märkida ära täisnurga. Nüüd tuleb pikema joonlaua abil leida need punktid, kus need jooned lõikuvad ringjoonega. Tekivad sellised kõõlud, mis tegelikult on ühe suure täisnurkse kolmnurga kaatetid. Kui joonlaud on nüüd kohakuti selle joonega siin, siis on meil ära vaja märkida see koht, kus joonlaud lõikub suure rõngaga. Ja tervet joont polegi vaja tõmmata. Ehk siis see kaatet jätkub kuni siiamaani ning selles punktis lõikub ringjoonega. Teeme sama ka teise kaatetiga. Ja ka teine kaatet on pikendatud. Nende punktide vahele tuleb nüüd tõmmata hüpotenuus ja see hüpotenuus on diameeter. Kuid 1,25 m ringile on seda väga raske tõmmata meetris joonlaua abil, seega võtan kasutusele tükinööri. Panen selle nööri ülevalt poolt klambriga kinni ja täpselt sellele kohale, kus see nöör peaks lõikuma ringjoonega. Ning nööri alumist osa hoian lihtsalt näpuga kinni. Ja võime näha, et see nöör läbib küllaltki täpselt varem leitud lõikumiskohta. Võin see nööri juurde ka teha joone. See tuleb muidugi nüüd vaba käega, kuid siiski tähistab selle nööri asukohta. Ja nüüd, kui 3 diagonaali on määratud ning need ka omavahel ilusti lõikuvad, võime üsna kindlad olla, et just siin on selle ringi keskpunkt. Ja et nüüd veenduda tulemuse korrektsuses, puurime siit keskelt augu läbi, sest selle ketta teisele küljele on märgitud selle täpne keskpunkt. Eksimisruumi on vaid 10 mm. Proovime järgi. Ja see tulemus on ka õige. Ja täpselt nii lihtne ongi ise määrata suure ringi keskpunkti.